tere tulemast kõikidele kõige tähtsama nädala esitlusele, kõige tähtsam nädal aastas, kõige tähtsam nädal Eesti jaoks, sest just nimelt 24 aastat tagasi Viktoria Saloranda, Eesti esimene distribuutor, otsustas, et naised vajavad Eesti köökides kvaliteetseid ja häid köögitarbeid ja tõi selle firma Eestisse. See on edukas ettevõte, see on väga edukas ja hea bränd, mis on nii kaua kestnud ja kõikide teie kodusid rõõmustanud ja kellel veel Tupperwaret ei ole, siis igal juhul on aeg see esimene toode võib-olla endale nüüd soetada, sest kui on see olnud nii kaua, siis tähendab, et see asi on hea. Ja kes meid on jälginud kauem, kes on Tupperwarega kursis, kellel on võib-olla tõesti kodus ka kõige esimestest aastatest tootevalikud olemas või siis ka nii-öelda esimesest aastakümnest olemas, siis võib-olla on tekkinud vahepeal tunne, et tahaks midagi uut, võib-olla ei ole alati kõiki uusi asju olemas, siis nii nagu sünnipäevalastel on kombeks sünnipäevaks kinke saada, siis tegelikult meie oleme vastu nõus andma teile kingitusi. Ja just nimelt sellel nädalal kuni pühapäeva õhtuni on meil pakkumises täiesti uus Tupperware toode. Sellepärast me saamegi selle üle uhked olla, et seda toodet on siiamaani müüdud ainult Aasia turul ja nüüd siis esimest korda ka siin meil Euroopas ja just nimelt siis ka Baltikumis ja kõige olulisem muidugi Eestis. Ehk siis tegemist on sellise hea ja praktilise lõunakarbiga, mida saab siis igas olukorras kaasa võtta ja säilitada külmikus ja kasutada just nimelt siis selleks otstarbeks, nagu te parasjagu vajate. Ja kui ma täna siia esitlusele või üritusele tulin seda ette valmistama, siis mul tekkis poes ringi liikudes, kodus riiulite vahel tegelikult nii palju mõtteid, et mida nendesse karpidesse panna. Kõike ma muidugi täna siia sisse ei pannud, meil oleks läinud muidu homme hommikuni, aga mingi valik mul on, nagu te näete, need karbid siin laua peal, mis mul valmis on kõik täis, seega mina leidsin, et vähemalt 5 karpi peab igaühel kodus olema, et kõik need vajalikud asjad nendesse karpidesse ära panna. Kas sul on 5, 3 või 15, seda otsustad sina täna peale esitust, aga mis teeb selle karbi mugavaks ja heaks on kindlasti see, et mahtu karbil on 590 milliliitrit, ta koosneb 2 eraldatud ühest anumast, mis on siis kenasti omavahel ära eraldatud ja lisaks on kaasas siis ka veel väike 120 milliliitrit karp, mida on siis võimalik kasutada kas siis kastmete jaoks, mingi snäki lisaks kaasa võtmiseks, et siis midagi sellist vedelat, mida te kardate, et võib-olla muidu läheb maha, või siis mingid väiksemad suupisted, või siis hoopiski midagi väga eksklusiivset, kallist on, et siis näiteks ekted, või veel parem, kui on midagi, mida te väga armastate, aga figuur ei luba süüa, siis siia läheb seda kõige vähem alati sisse ja saate nii-öelda teha endale patuvabama lõuna. Mahuvad nad kenasti üksteise sisse, tänu sellele ei võta nad väga palju ruumi ja mis teeb selle karbi eriti mugavaks, arvestades kõiki teisi lõunakarpe, mis meil üldse pakkumises olnud on tegelikult see, et see gaas läheb kenasti üle serva. Seega ei ole vaja karta ega muretseda, et kui siin sees on nüüd mingit sellist natukene rohkem toitu, natukene üle serva, et kui te lähete Tupperware kaant harjumuspäraselt peale panema ja õhku välja laskma, siis midagi kusagilt serva vahelt välja tuleb. Antud karbil õhu väljalaskmise funktsiooni ei ole vaja tekitada, gaas on kenasti kindlalt peal ja sobib kaasa võtmiseks siis nii käekotti, trennikotti, spordikotti, arvutikotti, kui siis ka panna, miks mitte külmkapi riiulile. Ja mõned ideed, mis siis minul täna siin kaasas on, mis siis on valmis pandud, ehk siis tegelikult pereema jaoks ju väga mugav, et olete ju näinud filmidest, olete näinud võib-olla ka välismaal ringireisides, eriti kohe filmidest võib-olla torkab mulle pähe meeleheitel koduperenaised, kes siis kogu aeg kõikvõimalikke lõunakarpe valmis panid oma perele ja lastele, miks mitte teeb ema selle pühapäeva õhtul valmis või siis ka koolipäeva hommikul, paneb nimesildid peale igale oma karp ja igaüks teab, mida tema kapist parasjagu võtab ja üllatust, kui siis teie pereliige jõuab tööle, siis mida ta siit karbist endale eest leiab. No esimene on võib-olla selline lastele mõeldud karbike idee,
ehk siis mida võib lapsele kaasa panna vahepalaks näiteks matkale minnes, ekskursioonile minnes või siis, kui laps läheb trenni ja vajab süsivesikut ja midagi magusat. Mul on siia peidetud rummipallid ehk siis Leopoldi pallikesed, panen kaasa näiteks ka veel lemmikkohukese, sipsiku ja väga kenasti mahub siia sisse ka selline minijook. On see siis Actimel või on see siis parasjagu näiteks mingi piimakokteil. Kenasti on nad siin koos, ei pea te muretsema, et muidu kilekotis või kuidagi nad laiali lähevad. Seega esimene karp on kindlasti pere kõige pisematele ja vahepalaks ja selliseks lisaks leiaksid siis veel, et natukene oleks lisaks sellele kõigele magusale ka ja midagi tervislikku, on näiteks kuivatatud puuviljavalik. Ehk siis selline tore pakike näiteks kaasa võtta siis trenni minevale lapsele peale kooli. Teisest karbist leian ma, ega ma ise ka enam ei mäleta, mis järjekorda ma nad siia panin, aga teisest karbist leian ma võib-olla siis pereemale midagi kaasa võtmiseks. Väike selline toekam valik on võib-olla täidetud pannkookide näol ja kogu ülejäänud lõuna võib veeta siis mõnusalt porgandeid krõbistades. Ei, nad ei segune omavahel, ei ole vaja karta, et maitsed seguneksid ja saab siis ilusasti siia karpi nii-öelda nad sisse panna. Mis siis pereemale võib-olla selliseks maiuspalaks kaasa tuleb, eks te ise otsustate, mida te panete, teised ei pea ju nägema, mis siin sees on. Aga natukene selliseid pähkleid, mis on siis ju ka alati jumele hea, tervisele hea, juustele hea, küütele hea, nii et siuke mandliports on päris parasjagu hea suupiste valik. Kolmandast karbist, üllatus läheb ikka järjest suuremaks, mida me siit siis leiame. Kolmas karp on selline võib-olla poiste karp, et poisid, kes tahavad natuke rohkem magusat, aga tahavad ka sellist süsivesikut, ehk siis võib-olla pirukat, on see siis nüüd magus, nagu minul siin täna sees, või on see siis soolane ja väga kenasti ka mahub kõrvale siis ka üks multijoogipakk. Ei võta ka, ei ole karta vaja, et kotis niisama lahti läheb, kenasti läheb veel gaas ka peale ja on siis perepojale jalgpallitrenni minekuks selline karp kaasa pandud ja natukene on võib-olla emal siia sisse peidetud siis veel ka viinamarju või on need siis näiteks ka hoopiski pähklid, nii et kõik on täiesti sobilik trennikotti kaasa panekuks. Asi läheb aina põnevamaks ja ma ütleks niimoodi, et ma juba tean, mis selles karbis on. Selles karbis ei ole üldse mitte toit, vaid selles karbis on ravimid. Praegusel hooajal, kui me liigume ringi, praegugi on koolivaheaeg ja tegelikult pered reisivad ringi, siis tuleb igal juhul valmis olla selleks, et teil on esmaabipakk kaasas, hiljem võib see ju olla ka teie reisikohvris, kui piirid taas lahti lähevad ja siin võib siis ilusasti olla nii sellised külmetusrohud, võib olla palavikualandajad, on peavalutabletid, kurgutabletid, kindlasti ei puudu mitte ühestki sellisest karbist ka käte desinfitseerimisvahend ja mida rohkem te desinfitseerite, seda kuivemaks käed lähevad, seega üks pisike hea kätekreem võib alati selles karbis kaasas olla. Sobib ta võib-olla ka hügieenitarbetele, sobib vatipatjadele, tikkudele, sobib meigitarvetele, nii et kõik sellised vajalikud asjad saab kaasa võtta ja pole vaja karta, et kui näiteks on tegemist ka rohtudega, mis on vedelal kujul, et need siis võiksid kogemata teie reisikoti üle ujutada. Ja väikeses karbis, mis siis on mul selle tarbeks siin, et mis siis apteegi juurde kuulub, on siis sellised hädapärased ja kõige vajalikumad plaastrid. Sama karp võib väga edukalt kuuluda, aga miks mitte hoopiski patareide hoidmiseks, võtmete kaasavõtmiseks kanuumatkale, nii et vaba valik, kuidas keegi arvab, üks väike karp kulub igal juhul alati ära. Ja kui nüüd veel niimoodi lastest rääkida, et võib ju alati lisakarbi veel kaasa panna, lastelegi, ütleme nüüd siis sellele poisile sinna trenni või tüdrukule, ehk siis niisugused mõnusad puuviljakommid on kindlasti lastele ka alati väga meeldivaks üllatuseks. Ja kõige viimane karp, ehk siis kelle me ilma jätsime, lapsed said, ise saime, mehele on ka kindlasti seda karpi tarvis ja meestele paneme me siis kaasa midagi toekamat, kui soovite kas või salati, kui soovite
minu pärast kas või terve prae, aga minul on siin karbis siis täna sellised liha ja juustu võileivad, lisaks tomatid ning alati on see, kui meie ärimehest issi läheb tööle, siis et ta mitte mingil juhul maha ei unustaks kõige tähtsamaid asju, on need siis parasjagu võtmed või on need siis midagi veel olulisemat, siis näiteks miks mitte, võib selles karbis olla hoopiski pangale ligipääsuks olevad PIN-kalkulaatorid. Nii et ma usun, et absoluutselt iga idee ja iga võimalus nende karbide kasutamiseks tuleb teie peast, tuleb teie mõtetest, tuleb just nimelt sealt, et mida, milleks ja kui palju on vaja, kes kuidas kasutab. Ja kui teile tundub, et need karbid jäävad väikseks, et võib-olla te soovite hoopis rohkem, siis meil on ka veel lisapakkumine sünnipäevanädalal selline suurem, mahukam piknikukomplekt, millega võib siis ka näiteks minna korraga terve perega, kõigil on oma toidud kaasa võetud, või minna külla, teha väikesed koogid ja tordid siia sisse, minna suvel siis kusagile aiapiknikule, ühe karbi maht on 880 milliliitrit, neid saab üksteise peale siis nii-öelda korrustada, saab sangaga kinni võtta, panna ja kaasa võtta ja saab ka eraldiseisvatena tegelikult kasutada siis külmikus säilitamiseks. Nii et taaskord praktilised hermeetiliste kaantega karbid, kausid, mis siis sobivad igasse aeda ja igasse koju. Seega tehke oma valik, häid tooteid ei pruugi kauaks jaguda pakkumises ainult kuni pühapäeva õhtuni või kuniks kaupa jagu ja uskuge mind, ühest on vähe. Tellige 2, 3, 4 või 5, hind on hea, kui soovid teada, kui hea see hind on, võta kohe ühendust oma esitlejaga ja ütle talle ise, mitu sa soovid, ära oota, et tema seda sinu käest küsiks. Seniks aga kõike kaunist, olge terved, palju õnne Eestile, palju õnne Tupperwarele. Loodame, et me peame ka vastu veel kaua, saame rõõmustada teid kaua ja jõuame igasse kööki, igasse koju ja iga perenaise hinge ja südamesse. Kõike kena!